Tere kõikidele! Kell on täpselt praegu 8:49 ja nüüd meil on takso tellitud ja siis me oleme edasi lennujaama, kus meil läheb 10:50 läheb lend Moskvasse. Ja siis seal on meil 8 tundi ootamist, kust me edasi läheme otse Sri Lankale. Ootame lendu. Vaatame, kus me enam pidime. Mis väravas me pidime minema? 13 värava. Siis kuhu me lämme. Aga nii kaua siis meil on aega veel täpselt 48 minutit. Saame lennujaamas ringi vaadata. Kuidas siis reisijutus on? Suuri. Jaa, meil on veel natuke aega. Tegelikult 10:30 hakati peale laskma. 10:20. Igal juhul jah, varsti saame lennukisse ära minna ja siis saame juba istuma. Sööki ka pakutakse. Kaasas on, kohvritäis söök. Lennuki peal. Selge, siis saame toitumise kaasa võetud. 1,5 tundi, eks ole. Väike vahekokkuvõte, et just pakuti meile süüa ja siis mida me saame. Pakutakse üks kilesse pakutud õun, kurovka, üks väike maiuspala ja siis üks väike saiake. Siin sees tundub, et see on mingi kana, juust, mingi salatileht ja tundub, et on kõik. Isegi võid vist ei ole. On või või? Okei. Väike või on ja Helina juba sööb seal. Kuidas maitseb siis? Kärab ka? Kärab. Nii, jõudsime siis Moskva lennujaama. Kusjuures siin on lumi ka maas, vaadake. Rohkem kui Eestis igal juhul. Esimene lend on siis õnnelikult selja taga ja nüüd on meil 8,5 tundi aega passida. Passengers traveling with Aerobot Flight 2422 Venice. Your attention please. There has been a boarding gate change. The new boarding gate is first. Me kõnnime edasi või? Informiamo passeggeri delle compagnie Aerobot Boeing 2422 con destinazione finale. Me lähme siis jalutame edasi oma sihtpunkti D-terminali. Ja me jalutame sinna täpselt 10 minutit näitab siit tulevad kuskilt, kui te näete. Ja seal üle peaks olema, kui hästi näeb. Kui lennujaamas läheb liiga kaua, saab tulla Capsule hotelli.
kõik eluks vajalik on see sees olemas. Jee, jõudsime teie terminali. Ühesõnaga, meil on esimesed tõrked juba tekkinud. Tõrge on see, et üritan seda kohe näidata, vaadake. Siin on filmivalik. See filmivalik, see ei tööta. Nagu litterina, kui te näete, ma olen siin juba minut 20 seda filmi vaadanud ja see film ei tööta. Ja see probleem on kõigil. Ja me kohtume juba siin ka ühtede hästi meeldivate reisijatega. Ma kohe näitan teile, vaadake. Näete need reisijad sealt, kes oma jalgu panevad. Hea šokiais. Nii väike update on. Me saime söögi kätte. Kell on praegu kell 12:30 öösel. Lendame. No hakkas midagi välja ei näe. Ja saime söögi kätte. Elina sõnul, see söök ei ole see kõige maitsvam. Kohe näitan teile ka, milline see söök on, mis meile toodi. Me üritan selle pastakaane lahti saada. Nii, kohe lahti. Okei, nii. Nii, tegi lahti ja vaadake seda sööki. See on söök. Või mingi kukkel, mis on suht kõva. Rohelise sildiga muffin. See on päris pehmeks, see tundub, see on moos sees. Üks pakitud leivaviil. Ja see peaks olema nüüd siis pastalihaga. Kuidas maitseb? Ma ei soovita proovida. Ma äkki tahad minu omaga ära süüa. Nii, saime siis tollist läbi. Kõige parem see tuleme kottide juurde. Kelle kotid siin on? Täpselt meie 2 kotti ongi siin. Väga hea. Lähme siis otsime Sundli üles. Meie autojuht ka siin. No, kuidas tunnete ennast? See ei ole jahe. Jahe? Jaa, meil on hull konditsioneer. Mul küll jahe ei ole. Warm? There's coming cold. In the afternoon is Tambul Rock Temple. Is it okay? Rock Temple today. Yeah? Sobib sulle? Jaa. Yeah. Tomorrow we have to go to Polonnaruwa. Right? Okay. Yeah. But right now it's good if we gonna drop somewhere at the local store Okay. to get something to drink. Maybe You don't like drink coconut? coconut. Yeah. We have 2 kind of coconut. King coconut. King coconut Okay. is yellow coconut. Ühesõnaga väike update ka. Autost ütlesime, sõidame nüüd jutti 4,5 tundi. Me oleme Kivitemplisse. Siis on meie esimene vaatamisväärsus täna. Autojuht rääkis, et orgunnis meile siis suured voodid, kingsaisid. Autojuht on väga mõistlik ja siuke tunneb asja. Kusjuures selle autoga pidi see olema, et paljud eestlased, kes siin Sri Lankal käivad, võtavad just teda endale juhiks. Et saab ka pärast oma arvamuse ja punktisummad anda.
puuad siis korjatud tänaval müüdud. Täitsa hea on kusjuures. Üsna magus teine, aga noh, ajab asja ära, ma arvan. Pole paha. Kuidas sul tundub? Tundub jah, no väga hea siis. Kohalikku toitu ka siis. Was for daughter or? Yeah. For her. No. This one no. Okay. Maitseme, noh. A little bit. Päris huvitav chicken küll. Päris võtta seega. We can sit. Ühesõnaga, sööme kohalikku toitu, riisi. Riis, kana, peet, mingi kollane asi, vilidõmpas sama. Ja saate aru. See on lihtsalt haige. Vähe sellest tõusin 35 kraadi sooja. Suusis veel vürtsi sisse. Ja juba tilgub selle vürtsi peale. Positiivne, nina läheb lahti. Ja ma mõtlesin, et mulle meeldib vürts. Panen kodus natuke Tabasco seda kastet peale. Mida on terve elu petetud. Kuidas need inimesed siin elavad? Nii, siis jõudsime Cave templi juurde, panime auto ära juba ja juba on Aafrika nähtud. Tulevad liigid täitsa ilusti. Cave templisse olemas, seal on kirjas. Mulle anti siuke riie, mille ma pean selga panema, kui ma tahan templisse minna, sest jalad peavad kaetud olema. Helinel öeldi kohe, et sina paned pikad püksid jalga. Et siin on keelatud niimoodi olla. Nii, jõudsime siis ülesse. Nüüd peame panema oma jalanõud ära. Ja siis saame templisse minna. Pean oma süüriga selga panema, sellepärast see pidi kohustuslik olema. Jalanõud saame panna siis siia. Kus kõik päevad on meie jalanõud. Aga jah, see on kohustuslik, üks asi selga panema. Ta on väga vesinud. Kärab küll see seeliks sulle. Kärab jah? Tähed oma ümbrikuga laivi. Rikas eestlane.
500. see on mingi 5 õnnaselt. No allpool võiks. Sa arvad, jah? Nii. Okay. Okei. Come. After I am listening for all of that, yeah, the refined story of every chaos in the 750. Siuke ilus caves on. Okay, but that man told us 500. Okay, that's no Five. problem. Okay, but I am listening for there. After you can picture. Jah. Now listen to me Okay, after. okay. Jah, Emma. This is second cave. Lord Buddha 7 position in here. 7 position. Now please look at me. First one meditation. Yeah. Second one preaching. Preaching. No preaching. Third one teaching. Okay, Fourth one discussing. okay. Fifth one mercy. Sixth one relax. Final one nirvana. First cave that one. Okay. Yeah, that is a climbing step. First one meditation. The all together is a meditation. Yeah. Preaching that one. Now this is relaxation. Ühesõnaga, neil on reeglid, mille järgi nad elavad siis. And remember, nirvana not together. But before the nirvana, fit together. And the stomach getting up. Yeah. Eyes full open. Hand closing here. And with the light. Not stopping. Saime tuuri ära tehtud ja nüüd lähme siis vaatame ühte suurt kuldset Buda kuju. Tuur oli nagu ta oli, on ju. Oled sa rahul sellega? Poolteist asjadest aru ei saanud, aga siis. Nii, Buda kuju nägime ka ära. Üsna suureke oli teinud tõesti. Tegin siis paar pilti ka. Ja arvan postitan kuhugi vahele. Nii, ühesõnaga oleme siis auto peal tagasi ja lähme nüüd hotelli poole, aga ennem kui me hotelli lähme võtame külmad joogid. Nagu te näete, siis lihtsalt niimoodi lõõmab. Yes, nice, nice. Jep, ja oleme kohal. Tere! Tere! Et on jõudnud uus päev. Nüüd läheme sööma. Ja siis võtab meid autojuht peale ja alustame oma uue päevaga. Uksed lahti kohe.
välja savi. Baby pineapple, we get extract from this, right? This extract we mix. Eeline ka seal taga veel pildistab kuskil. Teeb turistipilte. Aga jaa, kell on 11:01, et kohe peaks tulema. Ja siis saame varsti peale minna. Saime hea koha kohe akna alla ja vaatame läbi, millised džungli me siis sõidame. Nii, nägime nüüd rongi ära. Täitsa äge oli. Kahjuks jah, sain pilte teha sellest, kuna pilt-video, see rong tuli päris kiiresti, läks sealt mööda. Ei jõudnud kõike korraga teha. Aga nüüd ronin üles tagasi mööda mägist teed, sellist teed. Ja siis lähme teeme ühe safari ringi. Aga hetkel, jah. Konarlik tee. Vist röönd, on mingi väike oja ka siit. Voolik susiseb, mõtlesin, mis asi siin susiseb korra. Aga siin on usse ka muidu. Madusid õigemini. Kobrad ja poad ja nünumi. Ja aga jõuame siis kohe üles. Nii, alustame sama safari sõiduga. Saime lõpuks masina peale. Vaatame, kus me mingid loomad leiame. Park on ise päris ilus välja. Naudime siis sõitu. Nii, oleme nüüd natuke aega siis sõitnud siin rahvuspargis ja läingi kaua mööda, kuni me olime elevante. Kohe näitan teile ka neid ilusid loomakesi. Omas ja vabas looduses, omas keskkonnas siin toimetavad, söövad, vaadake, nautige neid. Nii, sealt kaugel te võite näha krokodilli, kes on praegu oma looduslikus asendis
istub seal jõe kaldal, uhkab. nüüd nägime ka lõpuks ühe ära, muidu nägime ainult päid, mis olid vee peal. nii, tuur sai läbi, parkisime auto ära, muideks auto, millega me sõitsime, oli selline uhke, ümber ehitatud. nüüd lähme käime vetsus ära. ja siis ongi tänane päev sellega läbi. Lähme käime kuskil poest läbi, võtame mingit sööki äkki. Ja siis lähme hotelli. Tere hommikust kõigile, kätte oli nüüd uus päev. Täna siis sõidame Merissasse, kus me veedame oma reisi 3 viimast päeva. Täna ei tule midagi suurt eriti. Sõidame 2,5 tundi ja peale lõunat siis on meil rannapäev. Nii, jõudsime siis Matarale, kus me siis külastame ühe Dutch templi ära, mis tsunami ajal siis täielikult pilbasteks löödi, aga nüüd see on juba taastatud. See siin, India ookean ja sinna saare peale me lähemegi, kus on meil siis see tempel. Ilm on väga mõnus, jube palav on, lämbe. Aga vaade on nagu super. Ja siin bussid ootavad veel. Seal tagapool paistab mingisugune turg olema. Kuna sinna templisse väga sisse ei saanud, siis seal midagi erilist tegelikult vaadata polnudki. Oligi pudakuju ja pidi jalanud ära võtma tähtselt. Ja pluss kõikides on põhimõtteliselt pildistamine ja kõik asjad keelatud. Ei tohi niimoodi pildistada ega teha, et kuju jääb sinu selja taha. See rüvetab nende seda pudet. Aga ei, fun. Nüüd lähme auto peale tagasi ja lähme oma puhkekohta, kus me oleme pidime, igi on täitsa lahti juba lihtsalt. Tilgub näpu otsas. Nii lämbe lihtsalt. Siin on küll rohkem kui 35 kraadi praegu minu arust. On küll. 35 ma ei kannata. Nii, jõudsime hotelli, võtame oma asjad nüüd ära ja siis saame minna tuppa vaadata oma... Issand, kui raske mu võtta, mis panid siia? Oh my god. Do you need any signature or... No, nothing. Basseiniga seal ajal, me teeme kodutu koer nagu sügav ennast siin. What the hell? Istub seal. Lihtsalt sügav ennast söögitoas. Kui nummi. Aga anyway. Jesus Christ. Siuke on meie vaade. Siuke ilus. No, merele vaade on tõesti olemas. Veidike võsa on ees, aga ei ole. Nii suur bassein. Nii, tellisime siis endale seafood plate'i, vaadake seda plate'i, mingi hunnik kalu on siin lihtsalt, näeb päris hea välja, et mis meil siis siin kõik on. Siin on siis mingi päris suur kala tükeldatud, natukene krabi, kalmaarid, salat. Ja siis siin tagapool on krevette ka näha ja salat.
no tere hommikust kõigile, kell on praegu 5:45. Meie läheme täna Vaalu vaatama ja delfiine. tegelikult me oleme üleval juba 5:15, tegelenud hommikutoimingutega. ja kuradi raske on üles saada. see on isegi siin liiga vara, et isegi kui kodus ka on vara, siis siin on nagu eriti varas. hommikusöögiks on meil ainult šokolaadiküpsust. tahan need kõik ära sööda. sellist asja me sööme siin. kusjuures ei ole pahad, täitsa head on. saab kõhu täis küll. nii, tere hommikust siis kõigile. nüüd, kus me oleme söönud, natuke kohvi joonud ja nüüd siis täpselt kell 9 on meil siis sukeldumine. kell on praegu 8:59. Õnneks on ju kohe siin kõrval. Lähme natuke sukeldume ka. You hold your nose. ühesõnaga, Sander siis nüüd liigub paadi peale ja sukelduma. no vot. täiega äge oli, see, mis me siin proovisime. ei, väga äge kogemus on see, nii et naudi nii kaua, kui saad. võib-olla kui tuleme tagasi, siis peab nagu natuke, lähme uuesti. päris äge. aga jah, ole nii kaua kui võimalik. nii, kätte jõudnud siis viimase päeva viimane õhtu. sätime ennast valmis. tuleb meil autojuht vastu ja siis lähme käime söömas ära kuskil seafood restoranis, nagu meil juba kombeks on saanud. siin on päriselt toidud. nii, me saime oma õhtukala kätte. ootasime 45 minutit seda kala, see kala näeb väga vapustav välja. ma kohe näitan teile ka, milline see kala välja näeb. sellist kala ootasime. tere hommikust! kell on 5:31 ja meie hakkame lennujaama poole soonduma. me sõidame sinna kuskil 3 tundi. saame veel natukene Sri Lanka ilusat maastikut näha.
sina. Kaheksa minutiga autost check-in'ini. Pole paha. Niisiis jõudsime kenasti oma Colombo Moskva lennu peale. Mingit probleemi olnud ei ole. Ainuke asi, et pidime ootama lennuks 45 minutit, kuna hakati nii vara inimesi peale laskma ja me mõtled selle peale, et võiks nagu natuke kauem koodides olla. Aga jaa, lennuga nõus, lendame kodu poole. Saab filme ka vaadata, nii et aeg on sisustatud, aga vist pigem teeks ühe väikse une, kuna ärkasime täna hommikul 4:30. Me ootame praegu rongi, et saada oma terminali. What? Rongi. Jah, see on meie lend, väga hea. Nii, me jõudsime õigesse gate'i, kus on veel natukene aega, saab vetsus ka ise rahulikult ära käia ja vettust. Niisiis oleme jõudnud tagasi Eestisse. Nüüd on veel oma pagas võtta ja siis on reisi joon all. Sama otsa kokku tõmmata. Ja nii ongi.